Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib. Tervist! Kohtulugudega oleme jälle eetris. Mina olen Kai Härman, Harju maakohtu kohtunik ja täna me räägime tarbija õigustest. Minuga koos on siin hea kolleeg Ann-Meri Luht Harju maakohtust ja Merike Koppel tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametist, või oli see nüüd siis vastupidi. Ja paari sõnaga saate ise ennast tutvustada, mis te seal kohtus teete ja tarbijakaitse ametis. Ja. Tere, kõik oli väga õigesti tarbijakaitse tehnilise järelevalve amet ja töötan seal ettevõtlusosakonnas, ettevõtlusosakonna juhina ja meie tööks on siis järelevalve erinevad, et tarbijaõigused oleks tagatud. Võtame siis hästi üldiselt ja erinevates valdkondades, et kõik, mis toimub kaupluses, e-kaupluses, kõik, mis puudutab reklaami, kõik, mis puudutab turismi, et väga selline lai valdkond ja eraldi siis ka sellised piiratud teatud tingimustel siis piiratud müügiga näiteks nagu alkohol ja tubakas, et erinevad. Teie tegelete järelevalve ja põhiliselt siis ennetusega? Jah, just. Ja Ann, kohtus tegeletakse tavaliselt asjadega siis, kui juba mingi jama majas on. Millega sina tegeled? Mina tegelengi vaidluste lahendamisega ja viimased aastad olen siis põhiliselt keskendunud tarbijakrediidile, siis samuti tööõigusest tulenevate vaidluste lahendamisele ja tööettevõtule. Et seal tuleb päris palju ette nii-öelda tarbijatega seotud vaidlusi, kus siis on saadud kaup või on saadud teenus, mis ei vasta siis nagu ootustele ja ka võib-olla sellele, mida siis pooled kokku leppisid. Hästi, väga täpselt sõnastatud meie tänase vestlusringi idee siis, millest me täna räägime. Me räägimegi sellest mis on väikeses kirjas lepingu alumises otsas, mida tavaliselt ei loeta ja mida siis õiguskeeles nimetatakse tüüptingimusteks. Ehk siis tavaliselt ju kõik sellised lepingud on need siis mingisuguse külmkapi järelemaks näiteks, järelmaksuga ostmine või siis köögimööbli tellimine oma jooniste järgi ja kokkupanek. Kõikidel sellistel lepingutel on tavaliselt terve rida tüüptingimusi. On eritingimused ehk siis need, milles täpselt kokku lepitakse, et kas köögimööbel on punane või roheline, läikiv või matt. Ja siis on terve rida tüüptingimusi, mis tavaliselt on siis selle ettevõtja poolt kirja pandud. Ja seadus ütleb meile seda, et tüüptingimus ei tohi olla ebamõistlikult kahjustav. Ann, võib-olla sa niimoodi meie kuulajale räägid natuke, mida see ilus lause endast sisuliselt kujutab? No sellest võiks nüüd pikalt rääkida, aga kuna aeg on piiratud, siis võib-olla alustaks sellest, et need tingimused, mis siis kuskil kirjas on ja millest tegelikult keegi enne lepingu või kokkuleppe sõlmimist ei räägi, on siis niinimetatud väikses kirjas ja tavaliselt nendega ei tutvuta. Aga seal on erinevaid väga kriitilisi momente, et näiteks on väga suured leppetrahvid teatud tingimustele, et kui soovitakse näiteks lepingut lõpetada, siis juriidilises mõistes siis on erinevaid võimalusi, on siis kas taganemine, ülesütlemine, siis on näiteks, mis puudutab hinna alandamist, et täiesti välistatakse sellised võimalused, et või antakse väga
lühikesed tähtajad mingiste kaebuste esitamiseks või ei võimaldata üldse kaebusi esitada, siis välistatakse põhimõtteliselt igasugune või üritatakse välistada vastutus, mis siis, kui lepinguga on mingi konkreetne tulemus kokku lepitud, aga seda ei saavutata, siis põhimõtteliselt välistatakse see võimalus, et sa saad üldse nagu puudustele tugineda. Kas siia alla lähevad ka lepingu, ütleme siis, lihtsalt lõpetamise mingisugused takistused, et nagu me siin, ma ei tea, ajakirjanduses viimati oleme kuulnud, kuidas üks teleteenuste pakkuja ütles, et inimene peab kohale tulema oma sinna kontorisse ja kirjutama allkirjaga, kinnitama, et ma ei taha lepingut enam. Just nimelt, et ma seda ennem ütlesin ka, et on nagu takistatakse lepingu lõpetamisi, ükskõik siis millises vormis, ja näiteks ka, et see automaatne pikenemine, eks ole, jah, et sa pead nagu väga konkreetsel kuupäeval ise siis pidama meeles, näiteks need puudutavad internetiteenuseid, neid pakette, mida me siis tellime, eks ole, et sa saad ainult väga konkreetsel kuupäeval lõpetada ja kui sa siis ei tee, siis on automaatselt pikenenud ja põhimõtteliselt siis sul midagi nagu teha ei ole, eks ole. Hästi, see on siis see õigusraamistik ja Merike, sina räägid siis sellest, et kuidas see ennetustegevus teil käib, millised on üldse teie ameti võimalused seda majandusruumi siis korras hoida? Ja üks asi, mida siis meie saame oma järelevalve raames teha, on siis vaadata üle ettevõtete tüüptingimused ja seda me muidugi peame hästi läbi kaalutletult tegema, et oma ressurssi jagada, et kas me siis teeme seda kaebuse põhiselt, ehk et meile tuleb kaebus ettevõtte kohta, kus siis võib-olla see kaebus ise ei olegi alati seotud tüüptingimustega, aga me tihtipeale jõuame sinna, et kus need konkreetsed õigused ja kohustused ja ka arusaamatused siis välja tulevad ja me jõuamegi sinna, et kas tüüptingimused ei ole väga selgelt ja üheselt siis kirja pandud, ei ole neid korrektselt tarbijale teatavaks tehtud või erinevad sellised võimalused, ehk siis meie saame siis kauplejale anda märku, et need tüüptingimused vajaksid ülevaatamist, korda tegemist ja loomulikult, kui enamus juhtudel kauplejad teevad koostööd, kui ei tee, siis on võimalus juba, et teha ettekirjutus või määrata ka sunniraha ja teeme ka selliseid suuremaid järelevalveprojekte. Näiteks eelmine aasta viisime läbi siis just, mis puudutab tarbija krediiti, et kõik asutused, kes Eestis pakuvad moel või teisel, siin ei pea silmas ainult pankasid, ehk siis kokku küsisime 60 krediidiandjalt siis välja kõik teabelehed ja tüüptingimused ja see mõte oligi, et mitte niivõrd otsida, teha seda õiguslikku analüüsi, otsida sealt neid tühiseid sätteid, mis võivad olla tühiseid või kuidagi selles osas, vaid puhtalt vaadata seda infot, mida siis tarbija saab, ennem kui ta üldse lepingusse läheb, et kas see info on selge, kas see tarbija info, teabeleht on sellises vormis, nagu ta on kehtestatud, kas seda on muudetud omavoliliselt, siis me teame, et seda teha ei tohi ja siis need tüüptingimused juures, et kas on kenasti viidatud taganemisõigusele ja siis kuidas saada siis seda raha tagasi ja mis juhtudel, et raha siis tagastada, kui me räägime tarbijakrediidist, eks, et kuidas seda teha. Et viisime läbi sellise suurema projekti, mis osutus ajamahukamaks, aga õnneks need tulemused hästi üldiselt ei olnud liiga kurvad või halvad, et seal oli muidugi selliseid näiteid küll, kus me peame tegelema eraldi siis selle krediidiandjaga, aga üldjoontes võib öelda, et
üksikud probleemid, oligi seesama näide, et Tarbijakaitseamet oli veel kirjas, kuigi me oleme nüüd natuke pikema nimega amet ja nii edasi, et sellised vanad viited, võib-olla mitte korrektsed viited, et lihtsalt vaja korda teha ja noh, siis ma ei tea, kirjafont ja kõik see, mis tegelikult lõpuks mängima hakkab, on ju, ja kas tarbija peab siis küsima juurde mingit infot või ta saab selle kohe lihtsalt klikkides, et kõik sellised tegevused, mis tuleb ekstra teha, me teame, kõigil on kiire, seda tavaliselt ei tehta ja võib-olla üks markantsem näide, mida mulle meeldib ka tüüptingimustest rääkides välja tuua, see küll ei ole Eesti kontekstis, vaid UK-s üks ma ei mäleta, kas oli kauplus või oli kohvik, kes tegi sellise siis eksperimendi oma klientidega, et kõik, kes tahtsid kasutada tema internetti, pidid nõustuma siis tüüptingimustega, kus oli kirjas, et nendega nõustudes oma isiklapse annate ära meile. Et tahtsidki nagu aru saada, kas üldse inimesed loevad ja kas nad on siis nõus selliste tüüptingimustega. Jätame selle kõrvale, et kas üldse on nagu õiguslikult võimalik selline asi. Ja no mis siis välja tuli muidugi, et enamus ei lugenud ja olid siis nõus oma isiklast ära andma, et võib-olla sellised absurdsed näited on ka nagu head õppekohad inimestele, et me tõesti ei loe neid väikses kirjas tüüptingimusi ja siis, kui läheb nagu keeruliseks, et siis on siis see koht, kus juba õigusabi küsida ja jõuavad ka meie majja siis väga paljud kaebused tarbijavaidluskomisjoni. Ma natukene uurisin ka statistikat, et tõesti kõigist umbes 800 otsust aasta jooksul tehakse, alla 5% on need, mis puudutavad tüüptingimusi, et neid ei ole väga palju, aga kui neid siiski lugeda, siis enamus nendest ikkagi lõpevad tarbija kahjuks, ehk siis, et ongi tegemist sellega, et ei olnud korrektselt läbi loetud neid lepingu osa, siis eks tüüptingimus on ka lepingu osa ja siis mingil moel siis tarbija, kas peab mingisugust ka leppetrahvi maksma, nagu siin juba eks ju näitena välja toodi, või siis mingisugust summat maksma või millestki ilma jääma, et ikkagi selles mõttes üksikud lahendid, mis mina suutsin nüüd siin praegu tänaseks ette valmistama, leida, kus kaupleja oleks saanud korrektsemalt seda infot siis anda või oli siis eritingimustega kokku leppinud midagi muud ja tänu sellele siis tehtis otsus nagu tarbija kasuks, et selles mõttes see statistika näitab, et neid ei loeta ja siis ka tulevad otsused nende tarbijate kahjuks, vähemalt meie maja kontekstis. Hästi, vaatame siis kohtu poole, et kui nad kohtusse jõuavad, kuidas seal on olukord? Mina olen näinud otsuseid sellest samast komisjonist, mis on tulnud tarbija kasuks. Ja tihti ongi niimoodi, et kui nad on tarbija kasuks, siis enamasti ettevõtja on see, kes siis selle lahendi vaidlustab. Või noh, ta ei saa veel vaidlustada, aga ta tuleb kohtusse ja avab nii-öelda selle vaidluse uuesti, juba kohtuvaidlusena. Kas sa võib-olla tood mõned sellised markantsemad näited, mis sulle meelde tulevad? Jaa, minul on olnud üks vaidlus sellel teemal, et tarbija tellis köögi IKEA-st, aga sinna peale soovis tellida nii-öelda tema mõõtude ja temale sobiva kiviplaadi. Ja siis pöördus selle valmistamiseks ühe sellise kivimeistri poole, mis oli siis äriühing, kes oli nõus selle valmistama. Ja kuna tegemist oli naisterahvaga, kes selle endale soovis tellida, siis ta palus ka, et tuldakse ja mõõdetakse see kõik ilusti tal üle, et ikka asi oleks korrektne.
ja mõõtmine toimus, mõõdud said kirja, aga siis mõõdeti veel korra nagu üle ja ikkagi lepiti kokku, et tehakse 0,5 senti natuke laiem see nagu köögi tasapind või jah, tasapind on selle õige nimetus. Ja saatis selle kohaselt kohe ka e-kirja siis sellele ettevõttele ja ettevõte kinnitas selle, ütles, et jaa, ei ole probleemi, saadan kohe andmed tootmisesse ja kõik saab korda. Aga nüüd, kui see tasapind siis hakati paigaldama, siis tuli välja ikkagi, et ta ei olnud nende muutudega, mis siis, see puudutab nüüd küll tüüptingimusi, aga ühesõnaga, et ta ei ole nende muutudega, mis on nagu kokku lepitud. Ja muidugi siis tekkis vaidlus, et kelle süü, eks ole. Ja lõpp laenes sellega, et töövõtja siis ütles küll, et jah, ma saan aru, et see on meie viga, et ilmselt me unustasime selle info edastamise ja et põhimõtteliselt saab selle ära korraldada, aga et oleks vaja lisatasu. Ja seda lisatasu, ma ei ole, see ei ole nüüd ainuke näide, aga just nimelt, et kui on nüüd nagu mingi puudus sellel tööl, et siis hakatakse väga tihti küsima nii-öelda tarbijalt seda lisatasu selle puuduse kõrvaldamiseks, mis tegelikult ei ole õige, et seaduse järgi peab ikkagi toode või teenus siis, mida osutatakse vastama sellele, mida on kokku lepitud ja kui on esinevad puudused, siis on õigus nõuda sul puuduse kõrvaldamist ja kui puudused ei kõrvaldata, siis juba siis ka sinna alandamist, lepingu ülesütlemist, lepingust taganemist ja nii edasi. Aga sellel juhul oli jah tõesti niimoodi, et see lisatasu nüüd sai siis nagu kriitiliseks, seda ei olnud nõus maksma, öeldi, et ei, et ma annan sulle tähtaega anti, tähtajaks midagi ei tehtud ja siis öeldi see leping taganeti. Ja lepingust taganeti, selles mõttes oli kõik tarbija oli nii-öelda teadlik, oli teinud selle korrektselt, oli teinud kirjalikult, ette nähtud ajal, sest siin tuleb ka nüüd tähtaegu järgida, eks ole, et tarbijale siis on see 2-kuuline tähtaeg, kus ta peab siis teavitama nii-öelda puudustest ja hiljemalt, eks ole, et aga siis kuidagi see taganemisega kõik lõppes, eks ole, mitte midagi, aga taganemine eeldab see, et tuleb nagu raha tagasi anda ja siis tuleb see toode või need materjalid või mida on siis nagu saadud, et siis tuleb nagu see ka tagastada ja tarbija soovis, et need ära viidakse ja et ta siis soovib oma raha tagasi, eks ole. Ja sinna ka selle nagu jäi. Ja loomulikult midagi ei juhtunud, midagi ei toimunud, andis ta kõigepealt siis sinna tarbija vaidluste komisjoni selle teema ja seal lahendati tegelikult tarbija kasuks ja minu juurde jõudis ta siis ettevõtja avaldusena ja ka tarbija kasuks, eks ole, tuli siis minu otsus, et jah, et nagu see ei puuduta nüüd küll tüüptingimusi, aga tihti ongi niimoodi, et sul võivad need õigused tarbijana olla, aga selle realiseerimine, see on nagu selline, mis nagu väga ei õnnestu ja neid tingimusi ei pruugigi tegelikult olla, eks ole, et need tüüptingimused võidakse alles kuskil hiljem sulle nagu esitada, et või siis sa pead ise neid kuskilt internetist tõesti väga põhjalikult otsima, et ka mina mõnikord olen läinud ise vaadanud, et mis ja kuidas ma nüüd, kui ma näiteks oleks selle ettevõtjaga nagu peaksin nagu lepingut sõlmima, et kuidas ma siis nagu leian need tüüptingimused,
et ma pean nagu väga selgelt ise küsima ja ma ütleks ikkagi, et tänapäeva tarbija on palju teadlikum, kui ta siin aastaid tagasi ja nad ütlevad ka ise, et kui ma tegelikult seal kas siis koha peal või internetis või telefoni teel seda toodet või teenust soovisin soetada, ja kui ma hakkasin küsimusi küsima, siis ega mulle tegelikult ei juhatatud, vaid et ega tegelikult ise ka ei tutvustata, et mis on need nii-öelda need tüüptingimused, mis on need lisa võib-olla õigused ja kohustused, et sellest ei räägita. Väga hea, et sa tõid välja selle puuduste teema ka, sellest me kohe võib-olla räägime täpsemalt, aga jah, võib-olla need tüüptingimuste kättesaadavus on kindlasti siis esimene asi, mida võib-olla panna inimestele südamele, et vaadake ja otsige neid, sest et eriti kui see puudutab sellist veebidel otsimist ja ka ostmist, eks ole, sellepärast, et üldjuhul ju on selle kas siis toote või teenuse kirjeldus olemas, aga kõiki neid tingimusi, millistel juhtudel, kuidas sa saad järelmaksuga seda soetada ja nii edasi, need on ju reeglina tõesti kuidagi peidus. Ja kui sa Ameerika tõid ennem siin näite sellest, kuidas järelmaksu puhul või need tarbija krediidi puhul, eks ole, on ligi 60 teenusepakkujat oli teil, siis kõik järelmaksuga soetatud kaubad on ju tegelikult samamoodi, seal on müügileping, aga seal on ka tarbija krediidileping, eks ole, ja tarbija krediidi nõuded kehtivad ju ka järelmaksuga ostmise puhul, eks ole. Aga võib-olla siis jah, selline kiire kommentaar, et kas te seal oma ametis jälgite ka just seda, et kuivõrd kergesti on need tüüptingimused inimestele esiteks kättesaadavad ja teiseks nende sõnastust ka, et kas need on arusaadavad, sest et minu enda kogemus ütleb ju seda, et tükis oma juriidilise kõrgharidusega mõnikord loed neid tingimusi ja teed ta siis lühilauseteks niimoodi selle poole leheküljel selle õigu ja sa tõesti ei saa aru, kui sa ei ole juriidilise kõrgharidusega. Ja vaatame, jälgime kindlasti ja aga nagu ma ütlesin, siis me sellist lausalist kontrolli ei lihtsalt pole ressurssi, et seda teha niimoodi, et inimene loeb selle üle ja just seda arusaadavuse osa siis, eks ju, et siin ei ole nagu nendest AI lahendustest tihti kasu, et iga kord vaatame, kui me mõne kaupleja siis kaupleja kohta tehtud kaebusega tegeleme ja tõesti siis teinekord väga pikalt ka selle kauplejaga arutame, et kuidas see sõnastus siis võiks olla ja milline see peaks olema ja et see ei oleks tarbijat eksitav, sest et tihtipeale on ka neid olukordi, kus ei olegi üldse aru saada, mis liiki lepinguga on tegemist, et justkui jääb mulje, et ma ostan midagi, ma tegelikult ostangi, aga siis tahetakse peita see ostumüügileping kas kasutustingimuste taha või kuidagi välistada, mis iganes põhjusel need on, maksude kuidagi optimeerimine või mis iganes, aga tarbija peab ikkagi aru saama, mida ta ostab, kas ta ostab, kuidas ta ostab ja kõik need samad taganemisõigused, mis saab siis, kui ma kauba annan tagasi, kas ma saan ka siis selle järelmaksu lõpetada, et kui me räägime finantsteemadest, siis need on nagu meie tarbijavaidluskomisjonis kõige levinumad asjad, et inimesed ei tule mitte kaebama seda, et mulle anti liiga palju laenu ja ma ei jõua seda tagasi maksta, vaid need on sellised tüüpilised kaebused ongi, et tagastasin toote, aga nüüd ma ei suuda seda oma järelmaksu kohustust lõpetada, sest need on 2 erinevat lepinguliiki ja võib-olla sellest ka ei saada nii aru, sest veebipoes on see tehtud kuidagi nii lihtsaks ja tarbijale võib jääda mulje, et see ongi üks ja sama, et see, et ma ostan toote,
ja siis järgmise klikiga tahan järelmaksu, et see tegelikult need on 2 erinevat lepingut. Ja 2 erinevat ka teenusepakkujat. Just, ja tahtsingi sinna jõuda, et ja väga tihti veel 2 erinevat teenusepakkujat, ehk et mul tekib suhe, täiesti teine suhe mingisuguse kolmanda ettevõttega ja mida meie veel väga tihti jälgime, mis on ka ikkagi on veel probleemiks just e-poodides, et üldse aru saada, kes on see pool, kellega ma üldse suhtesse astun. Et suuremate kauplejate puhul see võib-olla enam ei ole teemaks, aga just need väiksemad siis veebipoed, ma mõtlen siis nii mahust kui käibest kui tuntuse poolest väiksemad, et tihtipeale ei olegi võimalik üldse aru saada, kellega leping sõlmitakse, mis on need kontaktandmed ja kui siis kaupa ei tule näiteks, kõige levinum tarbijavaidluskomisjoni kaebus ongi see, et ostan midagi veebist, aga kaupa ei tule. Tahaks siis seda raha tagasi saada. Et siis pole isegi võimalik tuvastada, kes on see kaupleja. Et et tihti polegi probleem üldse, me ei jõuagi veel tüüptingimusteni, meil on need esimesed baasasjad puudu, eks ju, kaupleja kontaktandmed. Et jah, et seda kõike me järelevalve osas siis jälgime ja sellega me tegeleme. Aga lähme sealt tüüptingimustest siis natukene kaugemale. Ehk siis just nimelt selleni, et mis on kokku lepitud ja mis saab siis, kui see, mis on kokku lepitud, kohale ei jõua. Olgu see siis kaup või siis on ka ebakvaliteetne teenus, eks ole, näiteks kui oled seal teinud, ütleme siis, mingi telekommunikatsioonilepingu ja pidevalt ühendust ei ole, kvaliteet on, allalaadimiskvaliteet on või kiirus on poole väiksem, kui on kokku lepitud ja nii edasi, nii edasi. Dan, sinu sellised 3 kõige tavalisemat ütleme siis, tüüpilist vaidlust. Ühe näite on siin tõid, kus oli tellitud kaup, mis ei vastanud sellele, mis kokku lepiti. Jah, no seal nüüd see näide, mis ma tõin, seal nüüd oli siis vaidluse all taganemine. Ja ma näen tihti seda, et nagu taganemisõigust Riigikohus on siin loomulikult öelnud, et see on tõesti, see on nagu kõige äärmuslikum, eks ole, juhtum, millal siis lepingust taganeda, et see peab olema ka teist poolt säästev nii-öelda, et mitte temale kohustusi ja üleliigset niisugust ebamugavust tekitada ja taganeda saab siis eelkõige ainult olulise rikkumise puhul ja siit see vaidlus hakkabki, et mis on siis see oluline rikkumine. Et inimestel on erinev arusaamine, eks ole, et tema jaoks ongi see kõige olulisem, kui temale see toode, mis tema on tellinud või soetanud endale, et see ei vasta sellele, mida ta siis tegelikult nagu ootas. Ja tema jaoks ongi see kõige olulisem, et et mis saaks siis veel olulisem olla, eks ole. Aga oluline rikkumine on ikkagi see, kui nüüd seda tasub nüüd silmas pidada, et alati tuleb koheselt pöörduda siis nii-öelda teenuse või toote osutaja poole, teavitada puudustest, võimalusel teha seda kirjalikus vormis, et ma küsin siia vahele, et see võib olla ju tavaline e-kiri, see ei ole digiallkirjastatud avaldus. Kindlasti mitte, et see peaks olema, annab ettevõtjale kindlasti saadetud kas siis kodulehel või näiteks sealt müügi ostulepingust või ka siis arvelt näidatud e-posti aadressile saadetud e-kiri, kus siis on väga selgelt öeldud, et sellel tootel on puudused, et palun kõrvaldada. Ja palun tulge tutvuma, palun tulge vaatama või toon teile, kui see asi on võimalik liigutada nii-öelda, et tuleb väga selgelt öelda, milles on probleem. Seal ei ole vaja pikalt, emotsionaalselt, vaid väga konkreetselt öelda, mis on probleem. Kui on probleem tuvastatud, siis tuleb anda kindlasti asuda nagu läbirääkimistes, et kas on võimalik probleemi kõrvaldada ja tuleb anda tähtaeg. Aga mida mina näen, ongi see, et mul on siin üks teine näide kohe võtta,
kus oli siis akende paigaldamine, et noh, neid puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, et noh, ühesõnaga kõrvaldatakse, aga läheb järjest hullemaks, eks ole. Ja noh, inimene noh, ei saa näiteks üldse, kas ei saa akent avada või noh, näiteks minul oli ka siin üks juhtum oli selline, kus siis tekkis, noh tõesti see piltide pealt ja kõik oli näha, et see aken oli väga halvasti paigaldatud, sealt tuli vihma ja tuult ja kõike läbi. Ja siis, kui nii-öelda tarbija palus puudused kõrvaldada ja teha, siis nõuti, et ei, kõigepealt sa maksad kogu summa, sest noh, tarbijalt ei tohi ebamõistlikku suurt ettemaksu küsida, seal oli 50% oli, või oli isegi natuke rohkem, aga peaaegu, et oli kogu summa, oli jäänud ainult veel lõppraha saada. Öeldi, et me alustame puuduste kõrvaldamisi, kuigi puudusi prooviti kõrvaldada, aga noh, need ebaõnnestusid ja siis öeldi niimoodi, et edasi kõrvaldame puudusi ainult siis, kui te olete kogu summa ära maksnud. Et meie tingimused näevad niimoodi ette, et kõigepealt toimub nagu täies mahus paigaldus ja kui on asi ära paigaldatud, siis me hakkame üldse puudustega tegelema. Niimoodi. Ja see oli hästi kurioosne juhtum, see päädis sellega, et tuldi ja võeti hoopis teine aken ära ja öeldi, et enne me seda tagasi ei paigalda, kui on kogu raha ära makstud, et siis me paigaldame selle akna ja siis me kõrvaldame teisest puudusid, et noh, tegelikult nagu asi muutus ikka väga, väga markantseks ja ei oleks tahtnud. See oli siis lausa pantvangi draama, ma saan aru. See oli pantvangi draama ja tõesti see läks nagu väga ebamugavaks, et jällegi nüüd, mis puudutab nüüd taganemist, siis me peame ka seda silmas pidama ja see on ka seaduses kirjas, et tarbijal ei saa nüüd taganemise puhul või noh, tarbijal on alati õigus ka taganeda sel juhul, kui ütleme nende puuduste kõrvaldamine ja sellest tulenevad nii-öelda need olukorrad, mis võivad tekkida, need võivad olla tarbijad noh, panevad väga ebamugavasse olukorda ja siis on tarbijal ka õigus nagu lepingust taganeda. Ma küsin siia siis vahele, et kui ma ei tea, tellin endale uue pesumasina või ostan endale uue pesumasina ja see läheb kogu aeg katki. Alguses läheb üks vidin katki, siis läheb teine vidin katki, siis on mingisugune kolmas probleem ja hoolimata sellest, et seda siis ka näiteks garantii korras kogu aeg parandatakse, et noh, mul on lõpuks vaja ju ikkagi töötavat pesumasinat, mitte seda, et ta iga 2 nädala tagant on 2 nädalat jälle garantiiremondis. See on siis ka selline olukord, kus tarbija saab lõpuks öelda, et ma olen väsinud sellest parandamisest, et ma taganen sellest lepingust. Jah, et kui ikkagi puuduste kõrvaldamine ebaõnnestub, puuduseid ei kõrvaldata või sellega nii-öelda puuduste kõrvaldamise käigus tekitatakse tarbijale nagu ebamugavusi, tegelikult ei pea tarbijad aluma neid ebamugavusi. Aga siin ma ütleks ühe momendi veel vahele, mida ma olen veel näinud, et oma töös, et nende puuduste kõrvaldamise raames ka küsitakse näiteks nagu lisatasusid, kas või sellega, et näiteks see sama pesumasin siis ära vedada või sulle tagasi tuua, eks ole, et võib-olla esimesel puhul jah, öeldakse, et kena, me tuleme ja viime selle ära, aga enamasti ikkagi öeldakse, tooge ta siia. Aga tegelikult, kui me loeme jällegi seadust, siis kõik need kulud peaksid olema ikkagi tarbija teenuse osutaja poolt hüvitatavad ja enda kanda jätta. Ja võib-olla siis siia selline selle taganemise puhul ka siis see õpetussõna kaasa panna, et kui nüüd siis tarbija otsustab ikkagi taganeda sellest lepingust ja ütleb, et mul ei ole seda asja vaja, siis ka see taganemine võib saadetud olla e-kirjaga, aga see peab olema ikkagi selgelt väljendatud, et ma ei soovi enam seda. Mis siis tähendab seda, et tarbijal on õigus saada raha tagasi
enamasti nii palju, kui mina neid juhtumeid olen näinud, siis nad on, kas selleks ajaks on siis tarbija juba natuke keegi on teda nõustanud, mõni tuttav või keegi, kes on rohkem võib-olla kogemusi või ka teie amet, eks ole, saab ka ju sellel telefonil pöörduda, et nad on ikkagi teinud seda väga selgelt, ütlevadki, et ma ei soovi, palun soovin lepingu, isegi kui ta ütleb, ma soovin lepingu lõpetamist, sest mõistetes ju tavainimene ei pruugi orienteeruda, aga kui ta ikkagi ütleb, et ma soovin raha tagasi, ma soovin lepingut lõpetada, ma ei soovi enam seda teenust või seda toodet ja palun mulle raha tagasi maksta, siis see on taganemine. Aitäh, aga siis nõustamine käis siin läbi ja kohus õigusnõu ei anna, kohus lahendab seda konflikti ja saab küll läbirääkimisi aidata pidada poolte vahel, et nad kokku lepiksid, aga amet ju ometigi nõustab inimesi. Ja tõepoolest, et siin ma noogutasin kaasa, kuulaja seda ei näe, aga noogutasin Annile kaasa, et tõesti võin kinnitada seda, et nii tarbijavaidlus komisjoni poole, mis tulevad need pöördumised, siis ikkagi seal ei ole veel see mitte kõik tarbijad siin ei saa üldistada, aga väga palju näeme seda, et tarbija ikkagi ei tea, tal on see üks samm jäänud tegemata, see kauplejale teavitus, et soovin taganeda. Ja muidugi see igapäevane infoliin, mis meil töötab, et täpselt sellised küsimused sinna ju saabki küsida, saab esitada ja saab siis seda nõu täiesti tasuta tarbija meie käest, et kuhu ta peab pöörduma, mida ta peab tegema, mis on need esimesed sammud, eks ju seesama, et e-posti teel piisab, aga lihtsalt, et see infovahetus kauplejaga oleks hiljem tõendatav. Sest et nagu ma ütlesin, kõige suurem hulk vaidlusi tulebki täna, meil on massiline e-poodidest ostmine ja see ongi normaalne tänapäeva ühiskonnas, aga lihtsalt siis ka juhtub neid olukordi kõige rohkem, et seda kaupa ikkagi mingil põhjusel ei tule, ehk siis see ongi oluline lepingu rikkumine ja võib taganeda. Ja järgnevadki siis erinevad müügilepingust tulenevad asja parandamise, aga ka asendamise nõuded, millest me pole väga siin rääkinud veel, aga tõesti, et kui juba mitu korda asja soovid kaupleja parandab ja see ebaõnnestub, see on ju ka tarbijal õigus nõuda asja asendamist. Ja tegelikult endast lugupidajad kauplejad ikkagi soovivad tarbija heaolu tagada ja nad on valmis siis ka asja asendama ja selles mõttes tulema tarbijatele nagu vastu erinevates küsimustes ka, et lihtsalt see olukord saaks viisakalt ja kenasti lahendatud. Ehk siis, kui mu pesumasin juba 3. korda katki läheb, siis ma võin selle asemel, et öelda, et ma üldse ei taha seda öelda, et palun tooge mulle uus ja selline, mis katki ei lähe. Ja kui see on veel garantii ajal ka, siis mul ei ole seda päris võib-olla tõest statistikat, aga me ikkagi näeme, et kauplejad tulevad vastu ja tõesti nad asendavadki ja enamus selliseid probleeme saab kenasti lahendatud, et tõesti kohtusse, ma saan aru, jõuavad markantsemad näited, tarbijavaidluskomisjon ka kõik olukordi ei suuda ära lahendada, et on nagu kaebusi, mida me üldse seal ei saagi menetleda erinevatel põhjustel, et ja siis ongi kohus see koht, kuhu inimene saab pöörduda. Ann naeratas siin vahepeal selle kohtujutu peale, et kas sa tood veel mõne hea näite, kus inimene on kohtust õigust saanud? Enamasti, kuna ma lahendan tööettevõtte vaidlusi, siis seal ju vaieldakse erinevate teemade üle, et on ju samamoodi ka autod, mis on ju ka lähevad katki ja püütakse parandada ja mõnikord ei õnnestu ja mõned ongi, me teame ju ise, me näeme ju meediast, et teatud automargid aeg-ajalt kutsuvad teatud mudeleid kontrolli, sellepärast et on avastatud mingeid rikked, mis ei ole tarbijast tingitud või kasutamisest tingitud, et autode puhul on täpselt samamoodi, eks ole, et näiteks mootorivahetus, mis on, tegelikult ongi kogu auto, eks ju, võiks öelda, et on väga, väga suur ja kallis ja mahukas töö, et
kui see ikkagi nüüd on väidetavalt paigaldatud sulle uus mootor ja kui sa ikkagi ei saa sealt remonditöökojast lahkuda autoga, eks ole, noh, siis on ju töö ebaõnnestunud, eks ole. Et selliseid juhtumeid on olnud, jah. Ja noh, muidugi autode puhul on hästi tavaline on see, et kui nüüd tekivad vaidlused, siis noh, minul on ka näiteks üks markantne juhus olnudki see, kus hoiti siis nii-öelda seda autot kinni. Öeldi, et kui ei tasu ära, selle samamoodi töö ebaõnnestus ja siis remonditöökoda siis hoidis seda autot kinni. Ja see oli juba mitu aastat, eks ole, ja kuna ta oli seal kuskil hoovis olnud, roostetas juba, noh ja auto on ikkagi selline asi, mis tegelikult tahab ikkagi sõitmist, eks ole, et ei ole mõeldud, et siis jah, et kulud, mis võivad sellise vaidlusega tekkida, et need on väga suured, et ma ütleks küll, et kui on juba selline juhtum olemas, siis kohe pöörduda ikkagi kohe kas siis kohtusse või vähemalt nõustaja poolegi. Et noh, kindlasti ei ole see mugav olukord. Aga hakkame tasaks otsi kokku tõmbama. Mis on siis need, ma ei tea, 3 soovitust, mida te inimesele siit kaasa annate? Kui me Merike sinust peale võib-olla. No see on jälle selline hästi, alustan sellest, et lugeda lepingut ja töötingimusi ja ma pean tõdema, ma seda ise ka alati ei tee. Aga tõesti, et kui on ikkagi suurem ost, vaadata üle kas või puhtalt see, kui ma järelmaksuga ostan, mis on siis minu võimalused, kuidas on tarneajad, kas ne üldse sobib mulle, et mis iganes asjad minu jaoks olulised on, et püüda neid leida siis kaupleja kodulehelt, et saada siis see esmane teave enda jaoks. Ja loomulikult siis tunda oma õigusi selles suhtes, et kui ma jään hätta, siis ma teaks, kuhu pöörduda, et eks kas on siis Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalveamet, kus ma tegelikult saan esmase tasuta nõu, või siis on ka suurtemates linnades on ju Tarbijakaitseametid nagu linnavalitsuse juurde loodud, kus saab abi küsida, selgitusi küsida, et igasugused muud jurist.ee, et see esmane teadlikkus ja see julgus üldse pöörduda, et loomulikult alati peab alustama kauplejast, aga et see kõik oleks korrektne, et siis seda nagu osata teha. Et võib-olla need on paar sellist asja, mida silmas pidada, kui osta midagi kas või suuremat, et tõesti igasuguse püksipaari pärast võib-olla ei ole vaja seda teha. Ja eriti muidugi nüüd ka jõulud on tulemas varsti, ennem seda veel mustreede, et siis hästi kaaluda tegelikult need otsused läbi ja mitte minna sinna erinevate üleskutsete ja reklaamide lõksu, et soetada asju järelmaksuga ja maksa hiljem, osta täna, et kõik sellised ostud lihtsalt ka läbi mõelda. Ann, sinu soovitused? Sama, olen täiesti nõus eelkõnelejaga, et tuleb läbi mõelda, et eriti kui just nimelt on väga sellised mahukad ostud plaanis, et kindlasti põhitingimused oleks läbi räägitud ja kena oleks ka need, et kui meil ei ole kirjalikku lepingut, mina alati soovitan kirjalik leping, et kui ei ole kirjalikku lepingut, siis oleks kuidagi läbi kirjutatud, kas siis e-kirjaga niimoodi, et kordan üle, kas ma sain õieti aru, et toote hind on see, maksma pean sellel ajal, teie toote sellel ajal, et kas hinnale lisandub veel mingisuguseid kulusid, mis siis saab, kui toode ei ole õige, mis ma siis tegema pean. Et need sellised küsimused oleks kuidagi kirjalikult läbi räägitud, sest tihti on ka niimoodi, mis meie kohtusse jõuavad, on see, et pole üldse, ma ei näe kuskil tingimusi, et ma ei tea isegi, mis oli asja hind, eks ole. Sest ostetakse ju ka kasutatud kaupu, ostetakse nii-öelda järelturult, eks ole.
et mina soovitan ikkagi, et oleks mingisugune kirjalik dokument, et oleks e-kiri ja ka läbi mõeldud, kas ma ikka suudan seda toodet tegelikult ka soetada. Et nüüd jällegi, mis eelnevalt siin sai ka öeldud, et see järelmaks, et järelmaksuga on ju igal toote või teenuse pakkujal oma partner, kes siis seda finantsteenust pakub. Ja need enamasti räägitakse, need tingimused räägitakse ju läbi ju mitte tarbija ja toote või teenuse osutaja poolt, vaid need räägitakse läbi toote ja teenuse osutaja ja finantspartneri poolt. Ja siin peaks ka seda vaatama, et erinevatel müüjatel siis nii-öelda on erinevad finantspartnerid ja neid ka tasuks võrrelda, eks ole. Et ei pea ju kõiki nüüd käima kõik kordamööda läbi, aga võib ju teha ka lihtsalt väikse telefonikõne info telefonile ja öeldagi, et noh, mis on teie tingimused ja kui ma tahan järelmaksuga, et mis see siis maksma läheb, mis see protsent on. Et tegelikult ka see loob sellest pildi palju selgema. Hästi, ja võib-olla siis juurde veel siia, et tegelikult see oli väga hea, et sa välja tõid selle järelmaksu finantspartneri, et kui me ütleme, tavalise laenulepingu puhul sa võtad, ütleme, erinevatest pankadest, küsid siis pakkumisi, eks ole, et mis on teie intress, mis on teie tingimused, siis tavaliselt sellise järelmaksu puhul sul ju seda valikuvõimalust ei ole. Et kui sa tahad osta ühest konkreetsest kauplusest või ühe konkreetse kaupleja juurest selle eseme, siis tal on üks lepingupartner. Et sinu valik on siis tõesti see, et sa vaatad mitut kauplejat ja nende finants siis koostööpartnerit, eks ole. Aga mina võtaks siis võib-olla selle kokku niipidi, et jah, loomulikult lugeda tingimusi, aga olla siis ka väga selge nii selles, kui öelda välja, mida sa soovid, mis on sinu jaoks oluline, ja teisest küljest, kui siis tõesti neid puudused ilmnevad, siis ka seal olla väga konkreetne, fikseerida see soovitavalt siis kirjalikult, anda väga konkreetsed tähtajad, öelda, mis on need puudused, mida te tahate, et kõrvaldataks ja mida siis peab see teenusepakkuja tegema, millal ta saab seda teha, ja mis tähtaja jooksul ta peaks seda tegema. Ja kui ta siis seda lõpuks ei tee, siis alati tarbija öelda seda, et ma seda teenust või kaupa ei soovi. Ja ütleme siis need piirangud, mis sellist lepingu lõpetamist või lepingust taganemist siis keelavad, need on tegelikult ju siis tarbijad kahjustavad tüüptingimused. Need on tühised. Jah, ehk siis neid... Ja kohus peab ex officio neid ise omal algatusel ka kohaldama. Nii, aitäh! Oli jälle väga informatiivne saade, te kuulasite kohtulugusid, mina olen Kai Hermand Harju Maakohtust ja minuga koos oli kolleeg Ann-Meri Luht ka Harju Maakohtust ja Merike Koppel tarbija ja tehnilise järelevalve ametist. Aitäh teile! Aitäh! Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.